Ukrainal on kiirusprobleem. Nende kiiresti arenev droonide tõrjevägi on osutunud uskumatult tõhusaks Venemaa aeglasemalt liikuvate Shahedi droonide vastu. Kahjuks pole need samad tõrjedroonid piisavalt kiired, et toime tulla kiiremate ohtudega, nagu reaktiivmootoriga Yaren 4 või KH-101 tiibraketid. Aga see võib peagi muutuda, sest Ukraina ja Saksamaa on nüüd leidnud geniaalse viisi, kuidas oma tõrjedroone kiirendada ja hävitada isegi kõige kiiremad Vene droonid. Tutvuge Apex Record Hunteriga. See on eksperimentaalne akutoitel droon, mille on loonud Saksa ettevõtte Quantum Systems, mille peakontor asub Baieris, kuid millel on kontorid üle kogu maailma. Ja mis on üks juhtivaid spetsialiste väikeste mehitamata õhusõidukite ehk UAV-de arendamisel, projekteerimisel ja tootmisel. Soovides nihutada droonitehnoloogia piire, lõi Quantum Systemsi Next inseneride meeskond Apex Record Hunteri ühe eesmärgiga, et purustada akutoitel õhusõidukite kiiruse maailmarekord. Rekordiks oli 657,59 kilomeetrit tunnis, 409 miili tunnis, mille püstitasid Lõuna-Aafrika vennad Luke ja Mike Bell, kasutades oma Peregrine V4 drooni 2025 aasta detsembris. Kuid 26. juunil 2026 oli Quantum Systemsi Apex Record Hunter oli märgatavalt kiirem, saavutades tippkiiruseks 699 kilomeetrit tunnis ehk 434 miili tunnis, sirgel ja horisontaalsel lennul. QNA test viidi läbi ettevõtte siseselt, ilma Guinessi rekordiraamatu meeskonna esindajateta, kes oleksid kiirust jälginud ja kinnitanud, ei ole Quantum Systems ametlikult rekordit veel purustanud. Siiski näib ettevõte olevat kindel, et suudab seda teha ning valmistub juba ametlikuks sertifitseerimiseks. Veelgi enam, selle insenerid usuvad kindlalt, et nende looming suudab liikuda veelgi kiiremini. Vanem prototüüpimise insener Robert Gardemin ütles meediale, et tema meeskond on Record Hunteri kallal töötanud juba üle aasta, kuid neil ei ole plaanis niipea lõpetada. 699 kilomeetrit tunnis on uskumatu saavutus, kuid see on alles algus. Me tuleme väga varsti tagasi, et veelgi kiiremini lennata ja see ametlikuks teha. Aga miks see on oluline Ukraina jaoks? Lõppude lõpuks ei ole Apex Record Hunter sõjaline droon. See on lihtne eksperimentaalne toode, ainulaadne mehitamata õhusõiduk, mis on loodud võimalikult kiiresti lendama, mitte vaenlase sihtmärkidele pomme viskama. Et mõista selle loo tähtsust Ukraina vaatenurgast, tuleb vaadata pealkirjadest kaugemale. Asi ei ole mitte rekordikütis endas ega täpses kiiruses, mida see suutis saavutada. Asi on selles tehnoloogias, mis selle taga on. Asi on selles, et inseneride meeskond on suutnud teha midagi, mis kunagi tundus võimatu. Muutes suhteliselt lihtsa ja kompaktse elektrilise drooni peaaegu sama kiireks kui tiibrakett. Ja sellega see lugu ei lõpe. Ukraina jaoks on see alles algus. Sest siin on veel üks oluline fakt Quantum Systemsi kohta. See teeb Ukrainaga väga tihedat koostööd. Tegelikult on tal oma Ukraina tütarettevõte WeDrones, mis juba uurib võimalusi integreerida sama tüüpi tehnoloogiat, mida nähti Apex Record Hunteril omaenda sõjalistesse droonidesse. Sealhulgas olemasolevad mudelid nagu Strela püüdur ning need, mis on alles arenduses ja mis on hiljuti välja lastud. Näiteks Jäger, mis kasutab kombineeritud elektri- ja raketiajamit, et jõuda 4000 meetri kõrgusele vaid 30 sekundiga. WeDrones kavatseb samuti lähinädalatel ja kuudel läbi viia omaenda rekordikatseid, püüdes muuta oma droonid senisest veelgi kiiremaks. Teised droonifirmad üle kogu Ukraina töötavad samuti selle sama eesmärgi nimel. Ja et mõista, miks see nii on, peame vaatama üht suurimat probleemi, millega Kiievi väed täna silmitsi seisavad. Kuigi Venemaa on viimasel ajal tõsiselt kannatada saanud, olles pidanud taluma arvukaid laastavaid lööke nii okupeeritud aladel kui ka oma enda territooriumil, sealhulgas rünnakuid naftarafineerimistehastele ja sõjalistele varustusliinidele, ta jätkab vasturünnakuid oma enda õhulöökidega Ukraina sihtmärkide pihta. Nii päeval kui öösel jätkab Kreml massiivsete drooniparvede ja raketisalvade saatmist üle piiri Ukraina linnade ja asulate suunas. Need rünnakud ei ole tegelikult aeglustunud ega oluliselt vähenenud. Tegelikult võib öelda, et Venemaa muudab oma rünnakud veelgi intensiivsemaks, kasutades arenenumaid droone ja suuremas koguses ülikiireid rakette. Nagu kinnitas Ukraina õhujõudude kommunikatsioonidirektoraadi juht Yuri Ihnat juulis antud intervjuus United Newsile. Ma ei ütleks, et neid oleks vähem. Nad keskenduvad tõepoolest nüüd rohkem ballistilistele rakettidele, sest nad mõistavad, millised probleemid meil on Ukrainale rakettide hankimisega. Aga nad ründavad igal ööl ja nüüd ka päevasel ajal. Kui vaenlane seab endale sellise eesmärgi, võivad droonid rünnata ööpäevaringselt. Nüüd leidis Sõjauuringute Instituudi 2. juuli raport samuti,
et Venemaa näib keskenduvat rohkem kiirematele õhuvahenditele nagu reaktiivmootoriga droonid. Vene väed võivad olla muutnud ka tootmismustreid, näiteks püüdes detsentraliseerida Shahed-tüüpi droonide tootmist või keskendudes eelistatud droonivariantidele, mida võib olla raskem toota, nagu näiteks reaktiivmootoriga droonid. See on tõenäoliselt otsene vastus sellele, et Ukraina on välja arendanud nii tõhusa tõrjedroonide laevastiku, mille mudelid nagu Skyfall, B1, Sun ja Wild Hornet. Sting 2 suudavad õhus üles leida ja hävitada Shahed-tüüpi droone enne, kui need jõuavad oma sihtmärkidele lähedale. Mõistes, et paljud tema tavapärased droonid ei ole enam nii tõhusad, näib Venemaa olevat oma lähenemist muutnud ja kahjuks Ukraina jaoks see töötab. Reaktiivmootoriga droonid nagu Charen 4 liiguvad tavalisel kiirusega 300–400 km tunnis ehk 186–248 miili tunnis, kuid vajadusel võivad tänu oma turboreaktiivmootoritele kiirendada kuni 500 kilomeetrini tunnis ehk 311 miilini tunnis. See on lihtsalt liiga kiire, et paljud Ukraina tõrjedroonid suudaksid sellega toime tulla. Näiteks Sting 2 ja B1 Sun saavutavad maksimaalseks kiiruseks umbes 300 kilomeetrit tunnis ehk 186 miili tunnis. Venemaa raketid liiguvad samuti suurte kiirustega, alustades umbes 750 kilomeetrist tunnis ehk 460 miilist tunnis. Selliste mudelite puhul nagu H-101 ja H-55. Ukraina olemasoleval püüdurite laevastikul on peaaegu olematu võimalus selliste relvade peatamiseks ja probleemid sellega ei lõpe. Kahjuks Kiievi vägedel on samuti väga piiratud arv kiireid püüdurrakette, mida nad vajavad Venemaa kõige kiiremate ohtude tõrjumiseks, näiteks USA's toodetud PAC-3 raketid, mida kasutatakse Patriot patareides. Andmeed näitavad, et umbes 620 neist rakettidest toodeti 2025 aastal ja need ei ole mõeldud ainult Ukrainale, vaid kogu maailmale ning mitmed riigid on järjekorras, et neid osta. Sellised riigid nagu Saksamaa, Jaapan ja Poola. Ka Ameerika Ühendriigid ise soovivad hoida korralikku PAK-3 rakettide varu omaenda vajaduste ja operatsioonide jaoks ning riikidel kulub nende varude ärakulutamiseks väga vähe aega. Tõepoolest! 2026 aasta alguses toimunud Iraani sõja ajal kasutati Lähis-Ida riikide kaitsmiseks Iraani rünnakute eest mõne päevaga üle 800 Patrioti raketi. Ukraina seisab silmitsi veelgi suurema ohu ja palju intensiivsemate rünnakutega iga päev ja öö. Lihtsalt ei ole maailmas piisavalt Patrioti rakette, et aidata talle end kaitsta. See ei ole liialdus, vaid fakt. Defense Expressi üksikasjaliku analüüsi kohaselt ei oleks isegi siis, kui Ameerika Ühendriigid saadaksid kõik oma toodetud PAK-3 raketid otse Ukrainasse, sellest ikkagi piisavalt. Siin on põhjus. Ukraina enda luureandmete kohaselt toodab Venemaa umbes 60 Iskander-M ballistilist raketti ning 40 ballistilist raketti oma S-300 ja S-400 süsteemide jaoks. 10 Kinzhal ballistilist raketi ja kuni 3 Zirconi hüperhelikiirusega raketti iga kuu. See teeb kokku 113 sihtmärgi, mille tõrjumiseks on vaja Patriot-klassi raketitõrjet. Praegused PAC-3 tootmismahud lähenevad 60 ühikule kuus. Sellest lihtsalt ei piisa. Venemaa suurendab ka oma reaktiivdroonide tootmist, plaanides toota umbes 500 Jaren 4 drooni kuus. Ning Ukraina vajab kas Patriote või muid tipptasemel tõrjerakette, kui ta tahab neid edukalt peatada. Ja asi pole ainult selles, et need raketid on suhteliselt napid, vaid ka kallid. Iga PAC-3 maksab mitu miljonit dollarit. Ka teised tõrjeraketid maksavad sageli $1 miljon või rohkem. Arvestades nende hinda ja nappust, Ukraina ei saa endale lubada oma tõrjerakettide raiskamist ega nende kasutamist madala prioriteediga või väikese väärtusega sihtmärkide vastu. See peab leidma odavamaid alternatiive, kuid sellega on olnud raskusi ning nüüd on ta hakanud nende raskuste eest hinda maksma. Näiteks 7. juulil tulistas Venemaa Ukraina pihta massiivses öises rünnakus. 23 Iskander-M ballistilist raketti ning 6 ülikiiret Zirconi ja Onyx raketti. Ukrainal ei õnnestunud neist ühtegi alla tulistada ja see polnud üksikjuhtum. See on osa murettekitavast suundumusest, kus Kiievi väed on raskustes Moskva õhurünnakutega toimetulemisel. Apex Record Hunteri tehnoloogial on võime seda suundumust peatada ja aidata Ukrainal taas õigele teele naasta. Aga enne kui me selgitame, kuidas see töötab, vaatate te sõjasaadet. Ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Pealtnäha tundub, et Ukrainal kuhjuvad probleemid. Ta seisab silmitsi üha kiiremate Venemaa ohtudega, mida on raskem tõrjuda. Ukraina peab toime tulema üha intensiivsemate rünnakutega, mis võivad põhjustada suuri kaotusi ja ulatuslikku hävingut. Ja kõikide oluliste tõrjerelvade varud on ohtlikult madalad. Kuid kõik need probleemid saab suuresti lahendada ühe asjaga – kiiremate tõrjedroonidega. Ukraina on juba näidanud, kui mõjusad võivad olla tõrjedroonid. Need on suhteliselt odavad valmistada, lihtsad kasutusele võtta ja õigete sihtmärkide vastu üllatavalt tõhusad. Näiteks 2026 aasta märtsis
tulistasid Ukraina tõrjedroonid alla üle 33 000 vaenlase drooni, mis tõestas, kui väärtuslikuks ja oluliseks nad riigi kaitsetegevuses olid muutunud. Kuid selleks, et jääda väärtuslikuks ja mõjusaks, peavad nad jääma ka asjakohaseks. Need olid äärmiselt asjakohased ajal, mil Venemaa toetus nii tugevalt oma Shahed 136 tüüpi droonidele, mis suudavad saavutada tippkiiruseks vaid umbes 185 kilomeetrit tunnis ehk 115 miili tunnis, lennates peaaegu 2 korda kiiremini. Ukraina juhtivad püüdurid suutsid hõlpsasti õhku tõusta ja juba liikvel olevatele Shahedidele järele jõuda, kusjuures piloodid või pardal olevad täisintellekti süsteemid suutsid sihtmärke lukustada ja need halastamatu tõususega hävitada. Kuid kuna Venemaa liigub kiiremate vahendite nagu Yaren 4 poole, muutuvad Ukraina püüdurid vähem asjakohaseks. Nad ei suuda sellistele sihtmärkidele järele jõuda ning peavad selle asemel nende lennutrajektoore ette aimama ja võtma täiuslikud positsioonid otseseks kokkupõrkeks, kui nad soovivad neid kinni püüda. See on palju raskem, mistõttu suudavad paljud Yaren 4-d hõlpsasti mööda pääseda sellistest nagu B1 Suns. Aga kujutage ette, kui Ukraina droonid suudaksid liikuda sama kiiresti kui Apex Record Hunter ja saavutada kiirusi kuni 700 kilomeetrit tunnis ehk 435 miili tunnis. Äkitselt muutub kogu võrrand Kiievi kasuks. Reaktiivmootoriga droonide allatulistamine muutuks peaaegu sama lihtsaks kui tavaliste Shahidide hävitamine, sest püüdurid suudaksid neile järele jõuda, nende ümber manööverdada ja liikuda rünnakule just õige nurga alt, et peaaegu kindlalt tagada edukas hävitamine. Ja eelised sellega ei piirdu, arvestades, et mõned Vene tiibraketid liiguvad kiirusega 700 kuni 900 kilomeetrit tunnis, pole sugugi võimatu väita, et kiirete püüduritega oleks võimalik ka neid ohte tõrjuda, eriti kui tehnoloogiat saab veelgi edasi arendada, nagu Quantum Systemsi insenerid usuvad. Püüdurid ei peaks tingimata lendama oluliselt kiiremini kui need raketid, et neid tabada. Kuna need on droonidest palju suuremad, neid on radaritel lihtne märgata. Ukraina võiks tugineda oma radarikatvusele, et raketid aegsasti avastada ning seejärel saata droonid neile ette, valmis sihtmärkidega kokku põrkama. Väljakutseks muutuks siis positsioneerimine, mitte enam kiirus. Ja kui Ukraina suudaks selle lahendada, võiks ta jõuda olukorrani, kus ta hävitab mitme miljoni dollari väärtuses tiibrakette droonidega, mille valmistamine maksab vaid mõni tuhat. Kui seda kontseptsiooni veelgi edasi arendada ja tehnoloogia piisavalt paraneb, võiks Ukrainal lõpuks olla isegi sellised püüdurdroonid, mis on piisavalt kiired ja manööverdamisvõimelised, et hävitada ka kõige kiiremaid vaenlase vahendeid, hävituslennukeid. Venemaa parimad hävitajad ületavad kergesti helikiiruse, kusjuures Su-57 suudab saavutada tippkiiruseks Mach 2 umbes 1320 miili tunnis ehk 2135 kilomeetrit tunnis. See on palju kiirem kui Apex Record Hunter, mis lihtsalt ei oleks piisavalt kiire, et jälitada või järele jõuda hävitajale, mis liigub juba üle helikiirusel. Kuid pole võimatu ette kujutada olukorda, kus Ukraina võiks ette valmistada väikesi püüdurite varitsusparvi piirkondades, kuhu hävitajad suunduvad, tuginedes positsioneerimisele ja geomeetriale, et neid edukalt tabada. See ei juhtu tõenäoliselt nii pea praeguse tehnoloogiaga, kuid see on võimalik pikaajaline eelis. Kui aga mõelda lühema perspektiivi peale, on lihtne näha, kuidas Quantum Systemsi tehnoloogiad võiksid ka edaspidi kujundada Ukraina kaitsedoktriini. Kiev on juba selgelt öelnud, et nende fookus peab olema taskukohasusel. Neil ei ole vahendeid ega ressursse, et toota rakette samas tempos kui Venemaa, ning nad ei taha raisata kalleid vahendeid odavate droonide hävitamiseks. Nad mõistavad, et raha on selles sõjas ilmselt kõige olulisem ressurss ning teavad, et nende ainus võimalus võita on jätkata kulutõhusat lähenemist, mis on võimaldanud neil nii kaua vastu pidada. Samal ajal tehes kõik endast oleneva, et muuta konflikt Kremlile võimalikult kulukaks. Seetõttu on Ukraina alati püüdnud leida kõige odavamaid riise vaenlase laskemoona tõrjumiseks, näiteks kasutades $1000 püüdureid, et hävitada 25 000 dollarilisi Shahede. Record Hunteri tehnoloogia võib olla võti selle strateegia järgmisele tasemele viimiseks. See võimaldaks Ukrainal mitte ainult tõrjuda Venemaa odavamaid ja aeglasemaid droone, vaid ka selle arenenumaid reaktiivmootoriga mudeleid, sundides Kremlit taas kord oma plaane ümber tegema, kuna nad jätkavad tohutute summade raiskamist rünnakutele, mis ei too soovitud tulemusi. Ja iga edukas tõrje Ukraina jaoks ei tähenda ainult seda, et Venemaa vara on raisku läinud. See tähendab palju enamat. See tähendab, et elud on päästetud, hooned on jäänud varemeteks muutumata ning olulised infrastruktuuri objektid, mis oleksid võinud hävida, jäävad hoopis alles ja saavad veel ühe päeva vastu pidada. Iga odava drooniga tehtud tõrje tähendab ka seda, et Ukraina ei pidanud kasutama kallist raketti,
ja aja jooksul need eelised kõik kogunevad. Mida rohkem Ukraina saab kasutada oma tõrjedroonide armeed, seda rohkem rakette suudab ta varuks hoida, et tulla toime suurimate ja surmavaimate ohtudega nagu ballistilised raketid ja hävituslennukid. See võib aja jooksul anda Kiievi vägedele veidi hingamisruumi, kuna nad suudavad pikendada oma olemasolevate raketivarude eluiga ja tõhusust ning võita aega, kuni järgmine partii PAK-3, NASAMS või Iris-T rakette liitlastelt kohale jõuab. Venemaal jääb samal ajal taas järjest kulukam probleem lahendada. Nad kulutavad juba praegu rohkem oma õhurünnakutele, liikudes üha enam reaktiivlennukite, droonide ja rakettide kasutamisele. Ja nad loodavad, et need kallid pommitamised on piisavalt suured ja hävitavad, et Ukraina õhutõrje üle koormata, hävitada selle taristut ning kurnata selle raketivarusid. Lõpuks loodab Kreml, et just see taktika võib sõja võita. Kuid kui Ukraina suudab lähitulevikus kasutusele võtta ülikiired tõrjedroonid, puruneb see lootus. Sel hetkel peab Venemaa ootamatult veelgi kaugemale minema, arendades veelgi kiiremaid droone või kasutades veelgi rohkem rakette, kui ta tahab oma vaenlasele tõsist ja püsivat kahju tekitada. See tähendab veelgi suuremaid kulutusi. Ja kuna Venemaa majandus on üha ohtlikumas seisus, saab president Vladimir Putin oma riigi rahandust survestada vaid teatud piirini, enne kui kogu süsteem kokku kukub. Loomulikult on siin mõned mööndused. Esiteks, ja mis kõige tähtsam, Record Hunter on vaid eksperimentaalne droon ega ole loodud sõjaliseks kasutuseks. Isegi kui V-Dronesi disaineritele antaks täielik vabadus selle mudeliga töötada, võtaks see ikkagi aega ja inseneritööd. Tuleks integreerida juhtimissüsteemid, teha poormusteste, varustada see elektroonilise sõjapidamise, vastumeetmete ja sidesüsteemidega ning teha kõik muud vajalikud muudatused, et muuta Apex Record Hunter demonstratsiooni prototüübist toimivaks relvaks. Tõelised lahingutingimused on samuti palju keerulisemad kui kontrollitud katsetuslennud. Seega võib projekteerimismeeskond avastada, et Record Hunter hakkab pärast sõjaliste muudatuste tegemist kaotama osa oma kiirusest ja manööverdusvõimest. Lühidalt öeldes, see ei ole nii, et Ukraina saab lihtsalt lisada lõhkepead ja alustada nende ülikiirete püüdurite masstootmist üleöö. See võtab aega, kuid tehnoloogia on olemas ja see on kõige tähtsam. Kiirusrekordi purustamine oli esimene osa väljakutsest. Järgmine samm on tuua see sama kiirus lahinguväljale ning see jääb Quantum Systemsi ja V-Dronesi ekspertmeeskondade ülesandeks. Kui neil õnnestub, pole liialdus öelda, et nad võivad selle sõja käiku igaveseks muuta, parandades Ukraina vastupanuvõimet massiliste droonirünnakute vastu, aidates riigil säästa oma kõige kallimaid ressursse ja lisades Kiievi erakordsele õhutõrjesüsteemile veel ühe uue kihi. Ja see on vaid üks paljudest viisidest, kuidas Ukraina oma tõrjedroonide laevastikku täiustab. Hiljuti tutvustati märkimisväärset Circa-drooni, mis suudab autonoomselt tuvastada, jälgida ja hävitada Vene Shahedi-droone minimaalse inimsekkumisega. Ja sellest saad rohkem teada selles üksikasjalikus video kokkuvõttes. Teise võimalusena vaata seda videot, et näha, kuidas Ukraina Middle Strike'i kampaania avaldab Krimmis suurt mõju, lõigates läbi Kremlile kuuluvad varustusteed ja sundides Vene elanikke ning puhkajaid võimalikult kiiresti väljapääsu poole tormama. Ja lõpuks ära unusta tellida sõjasaadet, et olla kursis viimaste uudiste ja arengutega Venemaa-Ukraina sõjast ning teistest suurematest konfliktidest üle maailma.